Samamoodi see järgmine küsimus, see ideede küsimus ja ärimudeli muutmise küsimus. Seal ei ole nii, et eurotsooni astumine annab meile uued ideed, kuidas äri teha. Seal me peame ikka ise olema tublid. Ja nüüd selle kriisi järel, sellest ma rääkisin, et üks asi, mis on ilmselge, on see, et rahastamise suhtes ollakse maailmas tervikuna nõudlikumad ja konkurents on kõvem. Ja nüüd on küsimus, mis on meie eelis seal. Ja see on see koht, kus tegelikult see, kas sa kuulud eurotsooni või ei kuulu, on üks nendest komplektis, mitte ainukene, aga üks neist. Teiselt poolt see, miks meie oleme ka praegu nii kahekohaliste numbritega langenud, on ka see, et meie peamised kaubanduspartnerid on tunduvalt nõrgemad. Ja see tähendab jällegi seda, et me peame oma sihtturgusid ikkagi mitmekesistama ja mitte piirduma 2-3 naaberriigiga. See nõuab jällegi kompetentsi, kõvat arendamist ja sellist rahvusvahelise turunduse oskuste küsimust. Ja samal ajal on siin selle maailmaturu nõudluse taastumise juures selge, et see taastub kiiremini väljaspool Euroopat, mitte meil. Nüüd see Eestis väga kiiresti kasvav töötute arv on kindlasti üks tohutu selline probleem, mida tegelikult peaks lahendama mitmed ministeeriumid koos ja sellest on siin ka pärast veel juttu, et see ei tohiks nii olla, et meil on avalikul sektoril on see protsess, et me lahendame seda probleemi, vaid küsimus on pigem selles, et millised on tulemuslikkused. Millised on need konkreetsed sammud, mis aitavad seda ära hoida või vähendada vähemalt. Jällegi on mul siin terve rida näiteid nendest intervjuudest, kus probleem on selles, et kohalikud omavalitsused ei suuda kokku leppida, kuidas bussiliiklust korraldada. Selle tulemusena ei saa ettevõttesse inimesed tööle enam sõita. Me mitte ei leevenda tööpuudust, vaid tugevdame veel tööpuudust. Et selles mõttes siin see kõik nagu väikstest asjadest tuleb kokku see pilt. See ei ole nii, et lihtsalt üks asi lahendab kõik ära. Ja siin järgmise pildi peal on veel see tööpuuduse näitaja, mis on ühelt poolt nüüd probleem. Teiselt poolt on see nüüd, see üks osa sellest tööjõust on see võimalus, mis ütleme nendele investoritele, kes vaatavad, kuidas ja kuhu minna, et on mõtet tulla. Aga küsimus on, mis laadi tööjõud meil on. Ja ilmselt ilma ümberkoolituseta ei ole ta kõlbulik selleks uueks ringiks. Et see on nagu probleemiks. Ja mis nüüd praegu toimub, tegelikult Eesti ettevõtlus on teinud ära praegu selle aastaga, ma arvan, suurema töö kui enne võib-olla 5 aastaga. Väga paljus. Selles mõttes, et on väga palju keeratud nägu uuesti välisturu poole. On teiselt poolt üritatud praegu hakata õppima rahvusvahelist turundust. Ja selles mõttes, me räägime kogu aeg infotehnoloogia vajalikkusest. Ma väidan samamoodi, meil on veel 2 suurt oskust vaja. Meil on oskust vaja, kuidas müüa rahvusvahelistel turgudel ja meil on vaja oskust, kuidas hankida globaalselt. Globaalse hankimise oskus on eriti nõrk. See arusaam, et maailmas on ühed suured väärtusahelad, kus me oleme kohal. Ja see jutt, mis ma enne rääkisin sibula koorimisest, et Skandinaavia koorib oma sibula pealt kihte ja püüab neid mujale viia, tähendab samamoodi, et Eesti koorib endalt kihte ja viib neid mujale. See on loomulik protsess. Seda teeb Skandinaavia omalt poolt, meie võtame omal need kihid maha, mis meile on juba liiga kallid ja niimoodi peaks ta minema järk-järgult. Et see on päris selline loogiline areng ja selles mõttes just see hankimisoskuse arendamine minu arvates on praegu veel nõrgem isegi kui turundusoskus. Ja see arusaamine, et tegelikult tuleb üle maailma hankida ja garanteerida tootele teenusele kvaliteet ja müüa. Et sellist laadi oskuste küsimus. Nii et kogu selle praeguse jutu mõte, mida ma tahaks rõhutada, on see, et tegelikult me ei pea mitte otsima ühte imevaldkonda või teenust, mis päästab ära, vaid me peame mõtlema, milline on see ettevõtte mudel, mis on paindlik ja konkurentsivõimeline. Jällegi on siin väga mitmeid häid ettevõtte näiteid, kus küsida, et kas te olete suutelised konkureerima Hiinaga. Jaa, loomulikult. Meil on terve rida eeliseid. Me oleme väiksed, paindlikud, suudame protsesse 5 korda päevas muuta, teeme seda konkurentsivõimelise sellise kulutaseme juures ja me võime konkureerida. See kõik on olemas. Tegelikult on vaja seda mudelit levitada, milline on konkurentsivõimeline ettevõte.
ja mis laadi oskused on juhtidel vaja, et selline ettevõte toimib. See ei ole küsimus, et me otsime mingit imevaldkonda, kus me peame läbi lööma. Seda tööd valdkondade mõttes on Arengufond väga hästi teinud ja ma arvan, et tuleb nende töid lihtsalt üles otsida, need, mis on tehtud infotehnoloogiast, loomemajandusest, tervishoiuteenustest. Need on kõik, seal on väga palju väärtuslikke ideid, et need tuleks lihtsalt ellu viia. Ja selles mõttes võiks öelda, et me võime rääkida sellest niinimetatud inglise keeles on see sõna smart specialization, tark spetsialiseerumine. Et see on väikesel riigil nagu Eesti ainuke võimalus. Nüüd on see küsimus, kus on need valdkonnad, kus me targalt spetsialiseerume ja mis on need oskused, teadmised, mis on vajalikud, et see ellu viia. See tähendab nõudluse vaatamist ja enda võimete vaatamist ja kui need kokku panna, on võimalik seda teha. Nii et see on, ma arvan, nagu selline tuleviku mõttes selline oluline nagu valdkond, mõelda neid ja tark spetsialiseerumine ei tähenda jällegi seda, et me räägime ühest sektorist kui spetsialiseerumisest, vaid me räägime sellest väärtusahelast ühest kohast, kus on minu koht ja kus ma olen väga tugev. Aga seda laadi nagu mõtlemine paraku on väga harva niimoodi. Ja head ettevõtted seda tegelikult rakendavad Eestis. Ja loomulikult on siin, kui me räägime sellest riigi poolest veel, ma kohe lõpetan selle, on just see oluline, et me peaks nagu minema seda teed, et ei ole mitte nii, et peamine on tulemus, või see protsess, vaid peamine on ikkagi tulemus. Et ei ole nii, et me arutame, kuidas busse käima panna, lõpuks selgub, et ikka ei saanud käima panna. Peab jõudma sinna, et nad saavad käima niimoodi, et need inimesed saavad tööl käia, et see ongi lahendatud. Nii et see on, ma arvan, selline, ütleme, selle riigi poole probleem praegu, see tulemusel orienteeritus ja see, ma saan aru, oli siin hommikupoole arutelul, et see väga puudutab valdkondi, kus on mitme ministeeriumi koos vastutus. Ja nüüd ei vastuta tegelikult keegi ja tulemust ei küsi ka keegi. Ma üldiselt vist sellega lõpetan, et tasub meil selles suunas edasi areneda. Tänan.